Tere, Ülo! No tere! Et see tänane kohtumine on siis pühendatud Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu 25. juubeliaastale. Ja meil on siis selline plaan, et me kohtume värvikate, koloriitsete ja kaua töötanud inimestega sellises väikses formaadis, nagu on podcast. Ja mul üks mõte oli veel, mida ma tahtsin kindlasti öelda, aga mul ei tulegi see meelde, et igal juhul meil on huvikaitseplaan tegemisel ja huvikaitseplaani üks eesmärk, mis on praeguseks nagu sõnastatud, kõlab umbes nii, et meil on tarvis tõsta teadlikkust ühiskonnast, supervisiooni ja coachingu olemusest ja võimalustest. Ja see siis juubeli raames, mida me siin teeme, nagu teenib ka seda mõtet. Ja kõik need asjad, et selles töös, kes töötab inimestega, on tema ise kõige olulisem tööriist ja supervisioon, coaching on üks viis, kuidas ennast korras hoida. Et seda oleks rohkem nagu teada ja rohkem kasutatakse. Ja siis, mida mina alati armastan puudutada, kui mul tekib võimalus puudutada, et kas coachingul ja supervisioonil on mingid erinevad konnotatsioonid selles mõttes, et coaching on nagu edukatele ja supervisioon on siis nagu niisugustele hädadele, et niisugune nagu plaan. Aga et sina Ülo Vihma, ma ütlen nime ka, võib-olla kõik ei tunne mina. Ja mina Nurve Uusberg, ka võib-olla kõik ei tunne. Nüüd on kõik teada, kes siin on. Aga et vaata, kuidas, et meil aeg on selline 20 minutit keskmiselt, et mida sa tahaks esile tuua just selle fookusega, et see teadlikkus inimestest tõuseks selle teenuse osas. No ma ei tea, kus kohalt see niisugune arusaamine on tekkinud, et coaching on edukatele ja supervisioon vähem edukatele. Signe eelmine kord väga toredasti ütles, et coaching tuleb ju tippjuhtide kaudu, et ta on nagu tennisespordiga tulnud ja siis ta on hakanud nagu tegelema juhtidega, aga supervisioon on pesan sotsiaalsfäärist, et võib-olla sellest. Aga jah, nii ta võib-olla seda polegi olemas. Aga et minu jaoks ei ole nii. Tennist võib mängida igaüks, kes oskab räkitit käes hoida. On ilma tasuta tenniseplatse ka. Muidugi on niisugune kujutelm, et need jõukad käivad golfi mängimas ja tennist mängimas ja ülejäänud siis imevad käppa. Tühjagi. Et see teema on ikka jälle tuleb üles, et mis on coachingu supervisiooni vahe ja kas seal on vahe ja kuidas seda keegi mõistab ja tõlgendab. Mina tõlgendan seda niimoodi, et supervisioon, mulle meeldib eesti keelde tõlkida asju ja siis lähevad asjad eestlasele ka selgemaks, eks ole. Supervisioon on ülevaatamine, supervisioon, visioon on vaatamine. Okay. Ja kui ma vaatan midagi üle, siis ma vaatan ju valdavalt sellele, et mis ma olen teinud, kuidas mul läheb. Ja võib-olla sealt siis väikse otsaga ka see, et ülevaatus sinna ettepoole. Aga pigem on ülevaataja, vaata, ta on nagu ärijuhtimises või üldsed juhtimises on. Inglise keeles on manager ja leader. Ja ikka jälle eesti keeles takerdume nende erislaste peale, eks ole. Aga eesti keeles on supersõnad. Ongi ülevaataja või järelevaataja. Kujuta ette, järelevaataja on see, kes vaatab taha, eks ole. Ja ülevaataja on see ajalooliselt see, kes vaatab, et kas inimesed ikka teevad korralikult tööd või ei tee. Umbes nii nagu kubjas vanas mõisas, eks. Ja siis see liider, see on siis eestvedaja. Aga natukene sinna kanti see võiks minna niimoodi, et coaching vaatab tänasest hetkest ettepoole. Ja superviisor vaatab üle tehtule ja sellele, kuidas see on toiminud, mõjunud ja kas oleks põhjus midagi muuta. Okei. Ja ma igasugus ütlen üle, et kindlasti ei ole seal mingit hinnangut kellegi poole, et see nagu hinnanguvaba protsess. Hinnangu annab inimene ise, ehk see siis see klient.
aga et natuke tuli nagu minule see, et kuidas seda semantiline ruum see loob selle ülevaataja, et see peaks olema nagu siis mingi hinde või kuidagi, et noh, kui inimene tuleb, et mul on supervisiooni, et ta vaatab üle, kuidas mul läheb, kas see mitte ei tee kõhedaks, aga et see, kuidas sa lahti seletad, siis seal nagu on mingi, et kuidas see sõna siis täpselt mina mõtlesin supervisiooni kui protsessi, visiooni, eks ole, ehk et see inimene ise vaatab üle. Nüüd superviisor on see inimene, kes aitab tal seda üle vaadata. See on nüüd aga ta ei anna hinnanguid. Ja tema aitab ainult üle vaadata, aga see põhitegija subjekt on ikkagi klient ju. Aga superviisor ei anna hinnanguid. Ta ei pea andma, miks ta peaks? Igaks juhuks, et võib-olla inimesed hakkavad, eesmärk on, et inimesed rohkem saaksid teada sellest supervisioonist, et siis nagu võtta see täiesti maha, see mure, et keegi ei hakka hinnanguid andma, keegi ei hakka ütlema, et sa oled tubli või mitte tubli, et see on ikkagi protsessi keskne kohtumine. Jah, muidugi. Keskne on ikka klient, oma maailmavaatega, oma hinnangutega, oma väärtustega, soovidega, sihtidega ja see lihtsalt läbi reflektsiooni, mõlemad töötavad läbi reflektsiooni, aitavad tal sellest suuremat selgust saada. Et see vaatenurk siis ajateljen natukene võib-olla on erinev. Põhiline ongi siis see reflektsiooni oskuse nagu lisamine inimesele, et ma nüüd küsin sinult, sul on suur praktika, et kas see on midagi, mis on inimestele veel võõras või on see midagi, mis on juba nüüd tuttavam või kuidas üldse, kui see reflektsioon, seda sõna? Reflektsioon jälle eesti keeles on peegeldus, tagasipeegeldus. Et suhtluskoolitustel, me oleme sina ka oled teinud suhtlustreeningud ja koolitus, eks ole, siis ma ütlen ka, et kõige puhtam tagasipeegeldus on see, kui sa sõna-sõnalt kordad, mida teine ütles. Just. Mitte midagi ei lisa sinna, sõna-sõnalt kordad. Ja ta kuulab seda oma lauset nüüd kõrvalt nagu. Ja siis see hakkab tema ajus siis tööle omamoodi ja ta saab suhestuda sellega, mis ta just ütles. Muidu me räägime ju, sa tead, me räägime automaatselt, eks ole. Nii et see mõnes mõttes see pidurdab seda automatismi ja annab võimaluse natukene nihestada, eks ole, vaatenurka. Ja et teine asi on ju muidugi see, et miks pärast üldse kedagi sinna kõrvale on vaja. Mina olen väga järjest rohkem seda usku, et maksimaalselt üritada selles suunas minna ja võib-olla midagi sellist ka töövahendina välja mõelda, et oleks tegemist self-coachinguga ehk enese-coachinguga. Inimene ise teeb kogu selle protsessi läbi. Räägi sellest, oled sa seda enda puhul rakendanud või on see midagi? Eks ikka tuleb enda puhul ka rakendada, kuida muidu, aga eks sina ka päris kindlasti. Ma ei tea, ma ei ole niimoodi mõelnud. Iga mõtlev inimene, kes analüüsib iseenda elu ja tegevust, eks ole, teeb seda ja seab sihte ette. Aga miks seda teist inimest üldse vaja on? Vaata, meil on ju sellised pimetähnid nagu silmavaates, eks ole. Ja me kõik ei taju ega teadvusta, mis meiega toimub. Väga vähesed inimesed suudavad seda nii-öelda täie teadlikkusega iga hetk olla, eks ole. Okei. See on juba meenutab mulle gestalti natukene. See on juba mingisugune niisugune Tiibeti igavese jooga nii-öelda võimekus, aga igapäevaelus on ju loomulikult me ikkagi käitume automaatselt, harjumuspäraselt. Me ei pane alati tähele ka, mismoodi see mõjub teistele. Et me alati ei teadvusta ega analüüsi, mida ma tegin, mis oli tagajärg, kus see võis tulla. See on ju lõputu niisugune ajutöö. Aju väsib ära ju. Et siis see teine inimene aitab natuke. Et saan ma siis aru, et see protsess, selle ülevaatamise protsess või supervisiooni protsess siis ongi selline nagu vaade endasse, enesereflektsioon ja superviisor siis korrastab neid pimetähnesid või kuidas sa ütled seda või? Et tema nagu korjab need üles, et ta näeb paremini siis või on tal kas ta just näeb paremini, aga kui ta tähelepaneku kuulab ja vaatab seda inimest, siis see reflektsioon võib olla ka ju puhtalt käitumise peal, mitte ainult sõna, mitte ainult tekst, vaid ütleme silmavaade, näoilme, mingisugune emotsionaalne häälestus. Ka seda saab ju peegeldada tagasi. Ja see on hästi oluline teadvustus. Ja siis ma mõtlen praegu et kui ma vaatan tagasi, siis võib-olla on rohkem esialgu, see on minu ettekujutuseks, rohkem esialgu
fookuses ja tähelepanu all see, kuidas midagi on tehtud. Ja siis pärast lõpuks võib selle vedada sinna ka, et aga miks üldse ma teen midagi. Kui selles coachingus on algusest peale see miks hästi oluline. Ja, et miks ma teen midagi. Eks see eesmärgi seadmine ja see sisemine nii-öelda jõud, mida me motivatsiooniks nimetame, et see sinna taha tuleks. Aga siis ma mõtlen, et kus kohal siis see tähelepanu, ütleme siis superviisoril või coachil tuleb suunata. Sest ega meie ei jõua ka ju, meil on ka inimesed oma piirangutega, me ei jõua kõike tähele panna, eks ole, kõigele mõelda, kõike tagasi peegeldada. Me tegelikult teeme valikuid. Ja. No ja mis siis valiku kriteerium on, et kas mille järgi sa näiteks, sul on seanss, sinu juurde tuleb inimene, ütleme hüpoteetiliselt, praegu lihtsalt tuli pähe, et näiteks õpetaja, et kuidas sa siis temaga kohtud, mida sa arendad, kuidas sa räägi sellest? Minu jaoks, kui ma mõtlen coachingule või supervisioonile, selles suhtes vahet ei ole, mis ühes või teises, mis ametit keegi peab. Ikka see sama, et jah, muidugi on executive coaching ehk juhtimiscoaching, on siis life coaching ehk niisugune elutreenerid, eks ole, ja kõik see on minu meelest turunduslik värk. Aha. Et põhimõtted on hästi tähtsad ju, kuidas töötada ja üks põhimõte on, et see on kliendikeskne. Klient esitab põhimõtteliselt tellimuse ja kui tal on alguses seda raske teha, siis üks selle peegeldus ülesanne ongi aidata tal see endal sõnastada. Ja ma toon sulle näite. Too. Ma aitan praegu ühte perearsti. Pakkusin perearstidele välja, see oli küll seoses lihtsalt stressiga, et neil on kõvad stressid praegu arstidel üldse ja meedikutel ja siis võin ehk aidata seda stressi leevendada. Ja mul on üks siis nüüd hetkel üks näide, individuaalklient, kes pärast meie esimest kohtumist ütles, et jah, ta tahaks jätkata ja kõige tähtsam tema jaoks on, et ta saaks lihtsalt rääkida. Aha. Okei, tähendab, ma pean häälestama lihtsalt kuulamisele. See on tema vajadus, et sa ei hakka oma mingid meetodid seal peale suruma või midagi. Just, ta oli hästi tundlik selles suhtes, ta oli käinud, ma ei tea, psühholoogide nõustajate juures ka ennem ja see, mis tal seal kõrvu jäi ja mis teda ärritas ja mille pärast ta sinna nende kellegi juurde enam ei tahtnud minna, oli see, et sealt tuli sõnum kogu aeg, et sa ise oled süüdi just nagu. Okay. See on see, mis ta kuulis. Jah, seda kuulis, et öeldakse, et sinu valik. Ja kui sul on kehvasti, järelikult sa oled ise halva valiku teinud. Ja see painas teda nii väga ja ta ei tahtnud mingisuguseid selliseid hinnanguid. Okay. Et tema põhihuvi oli. Aga et nii palju, kui ta sai seda siis oma niisugused akuutset stressi, pinged maha ja me harjus minuga ja läks vabamaks siis tasapisi, siis koorusid seal asjad välja, mille puhul, ma ütleksin niimoodi, et see peale coaching või selle supervisiooni ja coachingu võib siia panna ka mentorluse, eks ole. Jälle, et kus kohal seda kasutatakse, võib-olla ärimaailmas või tegelikult ei ole vahet, igal pool, organisatsioonides. Et mis see mentori erisus siis on, mina olen enda jaoks sellest on seda, et mentor on kogenud inimene, kas selles valdkonnas või elus ja peale selle, et ta võib ka peegeldada, tema põhiline on jagada oma elukogemust. Põhiline ülesanne. Aga sa tead, kus sõna mentor on tulnud? Ei. Vanast Kreekast. Nii. Odüsseiast. Nii. Kui Odessus läks reisile, siis tal oli noor poeg kodus. Ja ta tahtis, et keegi siis tema asemel, isa asemel oleks pojale toeks, et muidu mine tea, läheb noormees üle kätte. On segaduses. Ja seal tema lossis siis oli üks vana mees, ma ei tea, mis ametis siis, lossi vardjas või niisugune suur ülemteener või lossihoid ja vana elukogenud mees. Tema nimi oli mentor.
ja ta palus seda meest, et ta oleks nüüd Odysseuse asemel sellele tema pojale isaks. Just nagu. Et selle tema isiku nimi oli siis mentor. Ja sealt see sõna on tulnud, jah. Okei, väga huvitav teada. Mina seda ei teadnud. Noh, kui ma koolitusi teen, siis ma võtsin sellised ajaloolisi juuri ja seletan lahti neid mõisteid mõnede niisuguste ajaloo või tähenduste kaudu. Ja kui ma kuulen vaatan, mentorprogramme tehakse, eks ole, siis laias laastus nad jagunevad 2. Üks on see mentorlus, mida võib praktiliselt igaüks teha, kes organisatsioonis on, kui ta on seal piisavalt kaua töötanud, kes teab, kuidas asjad käivad. Ja siis ta saab kuidagi sinna selle kultuuri sisse juhatada, seda aidata. Ja teine on siis valdkonnapõhine. Ta teab, et kuidas selles ametis või selles valdkonnas asjad käivad. Meil on gümnaasiumis, riigigümnaasiumis selline pilootprojekt riiklik, kus on õpilastel, kes tulevad 10. on mentorid, et minul on näiteks 14 menteed. Juba 5 hooaeg niimoodi. Et ja seal on, ma mõtlen, et me ei ole niimoodi jaganud seda, aga seal on ka võib-olla see keskkonda sisse elamise funktsioon ja mina pakun ka sellist emotsionaalset toetust. Muidugi, loomulikult. Aga nüüd ma katkestasin. Ma arvan, et see emotsionaalne tugi me ei ole nendest rääkinud, aga et see emotsionaalsus kogu inimese olemises ja suhtluses on ju ülitähtis, eks ole. Ja kui me ikkagi väga sügavale enda sisse lähme, siis see on põhiline. Aga see on ka siis see, et mille pärast ikkagi sotsiaalvaldkonna inimesed, see on nagu minu enda nagu vaade, et nad on seal ikkagi kõige rohkem haavatavamad, sest need juhtumid ju, millega nad kokku puutuvad, et need ei jäta ükskõikseks mitte mingil juhul, et räägi natuke, kuidas see superviisor saab seal aidata, sest ega siis need olud ikkagi jäävad nii, nagu nad on, aga et mida sina nagu ütled, et mille pärast need inimesed võiksid otsida superviisori endale? Minu meelest iga inimene, kes intensiivselt töötab, võiks aeg-ajalt mõne superviisoriga kokku saada. Mina ei tee spetsiifilist vahet. Ja see on rohkem olnud nendes valdkondades, kus inimesed töötavad teise inimesega. Juhtimine, sotsiaalvaldkond. Aga teine asi on see, et kust, ma sain aru sinu küsimus, et kust läheb piir selles, et kas piisab nii-öelda supervisioonist või coachingust ja kust läheb asi võiks minna teraapiasse. Nüüd on meil juba 4 mõistet siin, eks ole. 4 professiooni siin laual. Supervisiooniseanssidel, kuna ma nagu valdan seda kliinilist poolt, siis väga raske on seda piiri hoida ja ma ei tea, kas peab, et see on minu küsimus ka muidugi, et kas see... Sõltub mõnes mõttes ka sellest, et kuhu kedagi on palgatud. Minu jaoks on see algleping on hästi tähtis, et ma tundetan mu rolli. Näiteks ma olin 2 aastat Coach Pipedrive'is, tipp IT-firma, ükssarvik, eks ole, miljardi firma, väga edumeelne, kõik osteti sisse coachid. Algusest peale tuli määratleda, kes on see coach ja kes ta ei ole. Ja meil oli siis oma väiksed nii-öelda refleksioonigrupid, kovisioonid nii-öelda. Seal, kus ma arutasin mõnikord juhtumit, et kui palju ja kuidas üldse näiteks selle kindla inimesega töötada või kas tulevad mingisugused piirid ette ja kas peaks näiteks hoopis soovitama tal pöörduda näiteks kliinilise psühholoogi terapeudi juurde. Kusjuures sinu puhul, minu puhul ka näiteks, me võiksime ju ka mõlemad teraapiat teha, aga ühel hetkel on kasulik neid eristada. Ja mõnikord vaata protsessis, näiteks ütleme 5. ma paneks siia juurde, kui ma olen ärimaailmas, ma olen konsultant. Nii. Ja siis mõnikord, kui ma räägin inimestega, siis ma ütlen, et okei, et nüüd ma olen konsultant. Ehk ma annan nõu, konsulteerin, ehk annan nõu, mida minu meelest sellel hetkel võiks teha või selles olukorras. Aga küsimus on sul mitu tooli, et siis istud nagu teise tooli? Ei, ma tavaliselt piisab sellest, kui ma ütlen. Ma tahtsin ka nalja teha. Aga et mõnikord. Ja ma kujutan ette, et mõnikord tekib endal ka kiusatus. Eks ole, ma olen ju nii jube tark, eks ole, ma saan aru, millest probleem on, ma näen seda üldistust juba, ma näen mingid mustreid seal, eks ole, juba on nõu anda. Seal see libisemine, see on mentorlusse, et ma räägin oma kogemusest, on täitsa minust okei. Mingid probleemi ei ole sellest.
kas nüüd otseselt nõu anda, noh, see on niimoodi, et ma arvan, kui seda teha, siis täie teadlikkusega eristades seda muust protsessist. Okay. Sest paraku on minu meelest niimoodi, et kaks asja. Üks on see, et me rääkisime sellest, et superviisor, coach ei anna hinnanguid. Jah. Aga meil on hinnangud tegelikult olemas, sa tead ju. Tegelikult meil on hinnangud olemas. Nii. Sa ei usu seda või? Ma ei oska öelda. Minust on küll. Seda me mõnikord nimetame hüpoteesiks. Okay. Eks ole? Meil tekib ju mingisugune ettekujutus, teraapias ka täpselt. Sa vaatad, kus on see konflikti häire, millega võiks olla tegemist. Sa annad ju tegelikult hinnanguid. Et ei tohi endale valetada selles suhtes, et ma ei anna hinnanguid. Anname küll. Küsimus sellest, mis ma teen selle hinnanguga. Kuidas ma seda välja käin või ei käi. Ja et mõnikord kuidagi sõltub jälle nüüd sellest persoonist, et võib teha sellise väikse haagi sisse. Nii et mina isiklikult ei ole mingi purist või niisugune. Nii ainult nii. Üks metoodika, ma ei tea, sa tead, supervisioonis ka coachingus on mudel, eks ole. Erinevad. Co-creative, eks ole, grow mudel, aga mul igasuguseid mudeleid on seal. Sa võtad siis ühe mudeli ainult seda teed või ei tee. Ja. Aga see aeg nüüd ka surub peale, ma pean vaatama sinna tabloole, et võib-olla see podcasti formaat sellise lühikese ajaga ongi äkki kurb, et ma praegu lihtsalt tunnen kahetsust, et ma kuulaksin sind veel ja veel. Aga et kuidas sa, et kui me võtame selle algülesande juurde tagasi, et ühiskonnas teadvustuks rohkem selle teenuse olulisus ja võimalus, et kuidas sa seda veel sõnastaksid, et need, kes meid kuulavad, et tõepoolest neil on nüüd selge, et see on midagi, mille vastu võiks tunda huvi? Tead, ma hakkan võib-olla kaugemalt peale, et ma olen üle 20 aasta teinud koolitusi. Koolitus on jälle, mis see on? Ma olen midagi kuulnud, lugenud, õppinud, läbi teinud, mõtestanud ja siis jagan seda teadmist, eks ole. See on niisugune klassikaline. Nüüd koolitus on läinud järjest interaktiivsemaks ja koolituses kasutatakse aktiivmeetodi, kogemusõppemeetodi, see on väga suurest juba see kõik see reflektsiooni värk. Nüüd ühel hetkel on ju päris huvitav kombineerida neid asju. Näiteks praegu viimasel ajal, see on ütleme siis selle viimase talve ja selle aasta teema. Minu jaoks stress. Stressi on nii palju ja inimestel on stress üleval ja kuidas sellega siis toime tulla. Ja kui ma tegin terve rea, ma tegin 10 koolitust jutti ühel ettevõttele. Et sealt hakkab kooruma niisugune, eks ma mõtlesin välja aga oma käsitlus hästi lihtsustatult iseenesest, sest mida lihtsam, seda selgem. Ja see, mis, sa tead ju ka, eks ole, et kui me räägime stressist, siis seal on see positiivne pool ka olemas, eks ole. Mitte ainult, et i-stress, vaid eustress, eks ole. Ehk et siis positiivsed emotsioonid. Kas see on stress, millest inimesed tahavad vabaneda? Ei ole. See on pigem see, mida inimestel oleks vaja. Ja kui me niimoodi mõtestame, siis mis see on? See on ju motivatsioon. Üks ühele seostatav motivatsiooniga. Ehk et see on niisugune energia palang sinu sees, taha teha midagi ja ära teha ja saavutada, eks ole. Nii et nendes teemades saab kõik selle kokku viia. Ja nüüd, kui ma mõtlen nüüd siis coachingule, siis see coachingu tuum suuresti on seal. Kuidas see potentsiaal kätte saada, inimese teadvusest tuleb niimoodi välja, et see jõud koondub ja tal on väga selge siht, mida ta tahab teha ja ta paneb täiega. Okei. Aga et ja vahet ei ole, mis ametit ta siis peab. Jah, aga et ikkagi see supervisioon, et põhimõtteliselt sa räägid nagu ikkagi, et nad on selles mõttes ikkagi võrdsed või on seal supervisioonis. Mulle väga meeldis see, kuidas ütled, et see nagu, et kuidas ma olen teinud ja nagu... seal on ju väga suuresti see tagasivaatamine, ülevaatamine. Me arutame kas individuaalselt või grupis, eks ole, kuidas meil on läinud. Ma toon paralleelse näite. Tema ka ju läheb edasi selles mõttes, et see eesmärgi seadmine on ju supervisiooni protsessis ka ikkagi. Ei loomulikult, nii nagu ma alguses ka ütlesin, et see, et kui ma vaatan, kuidas
kuidas mul on läinud, mis ma olen teinud, mis on tulemus, mis on toiminud, mis ei ole mitte toiminud, järelikult seal on hinnang juba sees, mille suhtes, ikkagi selle eesmärgi suhtes. Ehk et kui seda eesmärki seal niimoodi uuesti üle ei käi, siis jääb minu arust asi õhku ju. Siis me lihtsalt räägime, oi kui huvitav ja tore ja vaatame hinge iidseid tõdesid seal. Aga seda ka ilmselt satub. No siis, kui on, ütleme, kui ei ole see ametipõhine. Vaata väga suuresti me töötame ametipõhiselt. Seda küll. Kui on selline nii-öelda life coaching või siis inimene tuleb umbes nagu terapeudi juurde, et näed, et tahaks oma elule natuke tähendust juurde või midagi sellist. Ja seal on midagi muud ju. Eks ole, see on jälle väga spetsiifiline nii-öelda vaade siis. Minu jaoks see supervisioon, seda ma teen rohkem, et coachingut ma teen klienditööga rohkem, aga et minu jaoks see tähendusruumi laiendamine ongi see supervisiooni protsess kuidagi, et tõusta nagu korraks kõrgemale sellest hädamerest, mis siis õpilased on niisugused nahukesed ja et nagu tulla ja et ja ikka see supervisioon, ülevalt vaatamine. Sa ikka vaatad ülevalt natuke kõrgemalt. Just. Ja viimane küsimus, et on ju individuaalsed seansid ja meeskonnatööd, et räägi natuke sellest, et millised võimalused on veel selle grupitöö, meeskonnatöö, mis need on? Sa teed ilmselt, ma kujutan ette päris palju ka meeskonna. No jah, et kui ma organisatsiooniga töötan, siis enamasti seal ongi see meeskonnad, eks ole. Meeskonna mõiste on jälle natuke hajus ja see nõuab oma ette käsitlust ja me ei hakka sellega siin aega raiskama, aga üks näide mõnes mõttes jälle nagu supervisiooni põhimõtte rakendamisest organisatsiooni kontekstis. Näiteks aastaid tagasi üks suur ehitusfirma ja see firma ehitas haiglaid. Paneb haigla seal oma angaaris kokku ja võetakse lahti, viiakse kuhugi, pannakse üles. Umbes nagu maju ehitatakse, see oli terve haigla. Ja nad tahtsid lihtsalt enne, ja nende üks projekt on üks haigla. Nad ehitavad seda vähemasti aasta, hästi pikalt. Nad tahtsid enne järgmist projekti siis vaadata, kuidas eelmine projekt ehk eelmine haigla ehitus läks. See on ju tagasivaade. See on põhimõtteliselt nagu superviseerimine, eks ole, või supervisioon. Vaatame üle, kuidas läks, mis seal töötas, mis ei töötanud, mida peaks nüüd uues projektis arvestama. Kas see inimene on seal, nimetada seda superviisoriks, või on see facilitaator, veel üks ingliskeeles on, eks ole, suhtluse hõlbustaja. Minu meelest täiesti teisejärguline. Aga see protsessi sisu on ju sama. Sest tegelikult nad tahavad seda tööd, mis nad teevad, teha paremini. Ongi kõik. No võt. Ja seal vahet ei ole, kas on individuaalsed grupis. Küll aga ma arvan, et grupi coaching on üks kõige keerulisem asju. Ja miks? Seal tuleb nüüd siis see meeskonna kontsept sinna juurde. Ma olen proovinud oma noorte koorile teha seda. Et nii-öelda definitsiooni järgi meeskond on väike grupp inimesi, kes ise otsustab oma eesmärgi üle. Ja sealt need raskused algavad. Niipea kui on tegemist suure organisatsiooniga, seal on mingi osakond, väike tiim, eks ole. Ega neil nii suurt vabadust ei ole otsustada. Ja sealt hakkavad need piirid ja timmimiste asjad peale. Et see ei ole päris niimoodi nagu mingid, et grupp inimesi tuleb kokku, nagu praegu tead, kodanikualgatus ja teeme MTÜ ja midagi ja siis ise otsustavad, et võt me teeme seda. Organisatsioonis on see natuke keerulisem, natuke peenem ja sellepärast on siis see süsteemne coaching seal hästi oluline. Kus on need mõjuväljad ja millest nad on sõltuvad ja kellega nad peavad arvestama oma eesmärkide püstitamisel. Et see on keeruline. See kõlab väga, väga hästi küll, et milline ressurss siin istub minuga koos, et ma loodan, et kõik, kes seda podcasti kuulavad, et jätavad meelde. Kuigi ma arvan, et sa oled väga hõivatud, aga sellegi poolest, et... Ei ole. Vastupidi. Ma naudin seda. Üks kõige raskemaid asju ja tüütumaid minu jaoks on kogu aeg olnud enda turundamine, müümine. Et ma naudin seda, et ma ei pea seda praktiliselt tegema ja päris jõud ei istu ka. Okei, Ülo, aga ma olen väga tänulik, et sa võtsid selle aja täna ja tulid siia rääkima neist asjust ja kõike head. Jah, aitäh, küllap me räägime neist asjust. Jaa, räägime.
elagu siis supervisioon ja supervisiooni coaching. coaching ühing. Täpselt, Jep. juubel. Juubel, 25.